Nii palun. Võta istad siia palun ja saate siia. Väikelapsena käis Stelle enda tütrega tihti arstide juures kontrollis, kuid mida aeg edasi, siis tundus, et kõik kohustuslikud arstikohtumised on seljatatud ning kooliae kontrollidest piisab, kuni naine sai Tervisekassalt sõnumi tervisekontrolli tulekuks. Kuna mul on 3 last, siis oligi üllatus see, et ma ei teadnud, millise lapse kohta see sõnum tuli, aga hea, et see teavitus tuli, peale mida ma tegelikult võtsin perearstiga ühendust ja panin kõigil 3 kontrolli aja, aga tegelikult hiljem ka selgus, et see oli mõeldud siis 11-12-aastastele, paraku 1 laps oli juba vanem, teine noorem, aga kontrolli tasub ikka teha. Nii suunduski Telle koos enda 12-aastase tütre Lennaga perearsti juurde kontrolli. Vaadati silmanägevust, siis kaaluti, mõõdeti ning vaadati kurku ja kõrvu ja siis ka nagu vaadati seda pulssi või midagi, vererõhku. Tasub küsitakse, et nagu kui palju sa sporti teed ja nagu toitumise kohta ja liikumise kohta. Sellises vanuses algab teismelistel puberteet, ehk siis meie tahame näha, kuidas toimub nende kasvamine, areng, mida nad mõtlevad, kuidas nad toituvad, kuidas liiguvad, kuidas toimub nende selline suhtlemine koolis, väljaspool kodu, kõike mida iganes, et ka sõltuvusained vahest tulevad juba mängu sellises vanuses, nii et see on õige hetk, millal sekkuda ja nõu anda nii tervise osas kui ka näiteks liikumise punkte arvestades. Eestis on kokku lepitud lapse tervise jälgimise juhend ja reeglistik. Seal on täpselt kirjas, mis vanuses ja kui palju laps arsti juures käima peaks. Paraku eks see kipub nii olema, et kui laps sünnib, siis esimese 2 aasta jooksul me käime perearsti juures temaga kontrollis väga tihti. Hiljem vanemaks saades need järjest harvemaks muutuvad ja kui laps on selline 10+, siis tundub, et sa lähed ja pöördud perearsti juurde ainult siis, kui sul on mure. Ja mida me näeme andmetelt on see, et beebide ja väikelastega lapsevanemad jõuavad kontrollidesse. Näiteks 1-aastaste laste hõlmatus on 97, mis on väga kõrge number. Ka kooli kontrollidesse lapsed jõuavad, aga kui me räägime nüüd nendest kontrollidest, mida tehakse kooliealistele lastele just perearstikeskustes, siis nende hõlmatus on mõnevõrra väiksem. Nii tulebki kurbusega tõdeda, et 11-12-aastased lapsed jõuavad arsti juurde kontrolli pigem harva, vaid 1/4 neist käis näiteks eelmisel aastal kontrollis. Kooliealises vanuserühmas siis kõigepealt kontrollid algavad kooliõe juurest ja see teavitus tuleb nii-öelda läbi koolisüsteemi ja perekonnale. Seal on 1. klass, 2. klass ja siis esimene kord, kui kooliealine laps jõuab perearsti kontrolli, on 11-12. Et loomulikult on probleemi või terviseprobleemi korral saab alati pöörduda ju perearsti juurde siis, kui on vajadus, aga sellised plaanilised kontrollid on siis juhendis kokku lepitud ja tegelikult Tervisekassa kodulehelt kõik lapsevanemale ka väga kenasti leitavad. Vanemad võivad küll lapsi jälgida, kuid meditsiinitöötajad vaatavad veel teise pilguga. Paar aastat tagasi tehti koolilaste seas tervisekäitumise uuring ja tegelikult tõid noored välja, et iga teine tüdruk ja iga 3. poiss tunneb igapäevaselt tervisekaebusi. Nii et see ongi see koht, kus nendest tervisekaebustest ka oma perearsti, pereõega rääkida ja võimalikult kiirelt siis saada edasi suunamine või täiendavaid analüüse. Regulaarne kontroll tegelikult võib ennetada väga suuri murekohti tulevikus, et isegi siis vanuses 11-12 või hiljem ka siis 14-15, et põhjust kontrollimiseks on, et laps ilmselt ise ei pruugi ka märgata, kas siis nägemise muutust või rühi muutust või ka miks mitte mingis une või vaimse tervise probleemides, et ilmselt perearst on see nagu spetsialist, kes oskab siis neid märgata, kui lapsevanem neid ise igapäevaelu kõrval tähele ei pane. See on väga tüüpiline, et ei panda tähele või siis mõni asi lihtsalt jääb 2 silma vahele, et tundub, et laps näiteks magab piisavalt, samas meie ütleme kohe, et unetunde ei ole piisavalt ja nutiaega on liiga palju, et siis on ka väike tuluke läheb põlema, kui nii-öelda kõrvalt perearst siis või pereõde paneb tähele, et tegelikult võiks seda osa näiteks muuta. Kuna Lenna teeb regulaarselt trenni ja tunneb ka tervisliku toitumise põhimõtteid, siis tema tervisekontroll möödub ladusalt. Võib-olla minu teada on mul silmanägemine natuke paremaks läinud ja ma olen kasvanud ka pikkuse mõttes. Ja kuigi praegu levib ka palju petukõnesid ja sõnumeid, Tervisekassa poolt saadetud kutse lapsega tervisekontrolli minna on päris, et teavitada lapsevanemaid. Üheks põhjuseks, miks arstile ei tulda, on teadmatus, kuid ka teine sagedane põhjus on ajapuudus. Lapsevanemad ei saa või ei taha töölt vabaks võtta ning laps koolist puududa
ja nii jääb see tegelikult väga tähtis arstikülastus tegemata. Samas ma ütlen, et koolivaheaeg on just see hetk, millal võiks tulla ja kindlasti tasuks mõelda, et nüüd on see arstil käik vajalik, aga tegelikult kõik sõltub lapsevanema soovist ja tervis on kõige tähtsam, nii et see üks vaba päev natukene kuidagi lihvida ikka võiks. Palju südamerahu siis selline kontroll nüüd andis? Märgatavalt ja tegelikult teadmise, et regulaarseid kontrolle ja tervisekontrolle tuleb teha. Et nüüd ma panin selle endal kalendrisse kirja.